Aga nüüd on meil väga eksklusiivsed külalised saates, nimelt Vanilla Ninja liikmed, tere õhtust. Ja ma ei liialda, et eksklusiivsed, sellepärast, et võis arvata, et kui te Eurovisiooni niimoodi suurel laval olete, see kõik saab läbi, siis te tõmbute tagasi, aga üldsegi mitte. Aga miks te tagasi ei ole tõmbunud, sest kohe räägime, ennem peate ära kurvastama oma Eurovisiooni kurvastuse ikkagi. Kas te olete saanud üle sellest, et te ikka ei ole, Lenna ei ole üle saanud? Ikka ei ole veel üle saanud. Et ikkagi finaali ei pääsenud? Ei, eks me oleme ikka üle saanud sellest ja toibunud ja oleme ikkagi jätkuvalt rõõmsad selle kogemuse üle, mis meil Viinis oli, nii et tegelikult ei ole midagi hullu. Kuidas sina oled, Piret, toibunud pärast Viini? Ma tegelikult ütleks, et meie terve see esimene poolaasta, mitte ainult Viin, aga ka sellele eelnenud, me jõudsime Tšiilis käia ühel lauluvõistlusel ja siis enne seda veel Eesti laul, et kõik see kokku moodustab justkui nagu meie jaoks tegelikult sellise ühe terviku ja väga pööraselt kiire poolaasta. Ja selles mõttes võib küll öelda, et nüüd on olnud siin paar kuud aega, siis on olnud aega hinge tõmmata korraks ja päris hea tunne on. Ja ma saan aru, et te ei tahtnud sellel heal kiirusel lasta lörri minna, et te jätkate, et te sugugi mitte ei tõmmanud pistikut stepsist välja, et vastupidi. Mis teil plaanis siis on? No hetkel me oleme siis nii-öelda nagu seal stuudiofaasis, et kirjutame lugusid edasi ja loodame ikkagi nii ruttu kui võimalik, kui meil asjad valmis saavad ja plaanid nii-öelda ka punutud, et siis tulla välja uue muusikaga. Ja ma saan aru, et see, et me lubasime, et te tahate Saksa turule jälle tagasi pürgite, kas see õnnestub, kes seda nüüd teab, loodame, et õnnestub. Et see ei ole mitte nali, et te päriselt mõtlete, et teeks comeback ja püüaks seda veel kord? Jaa, ma arvan, et või noh, ma ei arva, või nii ongi, et kogu see töö ka sinna Eurovisioonile pürgimine ja nii edasi, et kõik see on olnud ju osa sellest eesmärgist, et ikkagi, et meie muusika oleks jätkuvalt nähtav ja kuuldav, mitte ainult siin Eestis, vaid mujal ka, sest meil tegelikult on ju vanast ajast väga palju kuulajaid igalt poolt üle maailma veel jätkuvalt alles ja nemad ikka kogu aeg uurivad, et kus me oleme ja millal jälle uut. Olete Saksa turule helistanud ja küsinud, et kas nad ootavad teid siin? Jaa, eks meil manager Tea on sellega nagu kõige rohkem vast töö, nagu nii-öelda käed tööd täis, aga ikka ja me oleme mõned kõned teinud oma vanadele kontaktidele ka ja ikkagi plaanime siin järgmisi samme, nii et jah, hetkel on ütleme see asi töös. No teie üks võtmesõna teie suurel läbilöögil, mitte nüüd probleemideta läbilöögil, aga siiski läbilöögil Saksa ja Šveitsi ja saksakeelsel turul üldse oli David Brandes, eks ju, produtsent ja muusika kirjutaks. Temaga teete ka veel mingit koostööd või? Praegu hetkel, me oleme taga väga heas nagu suhtluses küll, aga tal on omad uued projektid seal käsil ja hetkel me oleme küll pigem siin Eesti autoritega kirjutanud, nii et me nagu sükest pikemat koostööd, ma arvan, Brandesega hetkel ei plaani. No aga samas tema kuulsad hitid, teil oli ju väga palju hitte, mida mängite. Ma lugesin neid hittide nimekirja, tulid need laulud kõik meelde. Kas neid saate esitada, tahate esitada? Kas need tulevad ka kaua, kui te kunagi ühe kontserdi kuskil Berliinis püsti panete? Absoluutselt tulevad kavva vanad armastatud lood, sest ilma ümber nendest ei saa ja Brandese muusikas samuti, aga hetkel meil on näiteks ikkagi Sven Lõhmus, kellega me jätkame koostööd siin ja on ka plaanis mõned kirjutajad Kölnist endale nii-öelda tiimi saada. Aga jah, et Brandese lood jumala eest on raudpolt kindlalt meie laivi homsel kontserdilgi. Alustame, ma arvan, isegi selle sama taustal kõlava lauluga David Brandese sules Duffy Nuffiga, nii et jaa, et seda tahaks ka öelda, et me sel suvel anname vähe kontserte, sest me oleme alati hoidnud seda joont, et liiga tihti ei esine, aga meil nüüd ongi jah, 2 kontserti sel suvel veel jäänud, et tulge kõik kuulama, vaatama, et homme õhtul oleme Taju külas Jõelähtmel, väga looduskaunis maalilises paigas, anname kontserti, kus on ka... Ja mis oleks parem teha, kui sellise kena sooja suveilmaga kontserti? No nii ilus suveilm on homme, ma ütlen. Just vaatasin üle ilmaäpist, et tegelikult homme on täiesti normaalne Eesti suveilm,
3, aga vihma ei saja. Pluss 16 ja vihma ei saja, nii et tegelikult on ideaalne. Väike jopeke peale ja saab olema väga okei. Eestis sulejoppe on ikka asjaga. Te olete ikkagi sellised mitte kurjad vaniljatüdrukud, vaid ikkagi lahked, et Brandesega ma saan aru, et teil mingit kanakitkuda ei ole, et teie koostöö jätkub. Seda on väga rõõmustav kuulata. Kusjuures ta elas meile nii väga kaasa Eurovisioonil. Ta pidevalt kirjutas, et jah, tähendab, ta ju, mis ta lõpuks ütleski, et see oli väga ebaaus, ta oli kindel, et me saame edasi ja ta oli täitsa, mis juhtus, need sõnumid tulid selle ja siis ma ütlesin ka, et no mis teha. Ja, et tema oli nagu tulihingeline kaasalaja. Selles mõttes me oleme väga head. Ja hääletas kaasa. Aga mis sa oma lammastele, kanadele ja Kustile ja 6 lapsele ütled, kes sul kodus on, kui äkki hakkab nii hästi minema ja sul tuleb, ütleme, Saksamaa tuurile minna. Tead, ma arvan, et selleks ajaks on kõik juba nii iseseisvad, et ma saan nad selleks 8 nädalaks jätta ikkagi issiga koju ja ei juhtu midagi hullu. Et selles mõttes ega me nüüd, ma arvan, aastaks ära ei lähe, et seda plaani ei ole, et küll saab kõike kombineerida. Kui vana sul see kõige noorem laps nüüd siis hetkeseisuga on? Üle aasta, et aasta 3 kuud saab. No kõnnib ja kõneleb. Ja kõnnib ja juba, et siuke jutt. Laulab siis ka juba või? Ja natukene. Tal kõiki loomahääli kukk ja mää ja need siuksed häälitsused on meil seal selged. No sina oled harjunud oma lastega koos ringi traavima ja reisidel käima ja kõike seda üles ka võtma, et on nad valmis siis selleks puhuks, kui vaja on valmis olla? Nemad on kindlasti valmis, nad on väga, ma arvan, nad ei oska isegi oodata minust muud kui seda, et jälle emme pakib kohvreid, ka nende kohvreid ja haarab nad kaasa ja läheb. Miks te seda teete enda pärast? Teil on ju tegelikult ju oma muud elud ka. Vanilla Ninja ei ole tegelikult viimastel aastatel, vahepeal rohkem läheme ikkagi teie põhiasi olnud. Põhielu siiski ei ole olnud, eks? Jah, aga see on meile ikkagi nii südamelähedane, et see on nii armas ja eriline aeg ja osa meie elust olnud, et nagu tundub, et talle tuleb anda ikkagi teine nii-öelda võimalus ja tulemine, et ja eriti praegu, kus me leiame, et me kõik oleme selleks valmis ja selleks on see aeg, on ju, et siis me tahame seda kasutada, realiseerida, et vaatame, mis tuleb. Jah. Sina oled nõus ka, jah? Ja teistpidi, kui võtta, kui rääkida sellist, ma ei tea, rahajuttu sinna juurde, et tänapäeval üleüldse, kui palju on nagu enam selliseid muusikuid, kes tegelevad ainult puhtalt muusikaga, et tegelikult muusikute jaoks ju üleüldse kuivavad sissetulekuallikad järjest rohkem kokku, et vanasti müüsid plaate, äkki said selle pealt kopika, enam sellist asja naljalt ei ole, eks ju. Et tegelikult see on üsna tüüpiline, et muusikutel on mingisugune kõrvaltöö ka, et ma ei tea, siin Eestiski, kes iganes võtame, Stefan, tal on restoran. Nöpil on oma džinn. Et kõigil on midagi kõrvalt. Arusaadav, see on täiesti mõistlik. Suur aitäh tulemast ja igatahes ilmaennustaja Piret Järvis lubas, et homme ei saja. Garanteerin. Ja Haukalaadal ka ei saja. Haukalaadal esineb Vanilla Ninja veel selle suve jooksul ühe 8. augustil, et Lõuna-Eestis teeme ära. Nii et ilmaennustajad Lenna ja Piret garanteerivad ja siis kui nii ei lähe, siis ma saan aru, et loomulikult piletiraha Piret isiklikult maksab tagasi, kui sajab. Vaatame seda asja, vaatame seda. Aitäh teile igatahes tulemast Ringvaade suvel.